Head eestimaalased, pühad toovad endaga hetke, mil aeg maha võtta. Aga maailm meie ümber pausi ei tee. Oleme hetkes, mil rahu ja turvalisus nõuavad kõigilt suuri pingutusi. Eriti hästi teavad seda loomulikult meie sõbrad ukrainlased. Nii nagu nemad jätkavad võitlemist enda ja meie turvalisuse eest, jätkame nii meie kui liitlased Ukraina toetamist. Meie sõjaline abi Ukrainale ületas 0,3% SKP-st ehk kaugelt enam kui 100 miljonit eurot. Samas mahus jätkame ka uuel aastal. Oma enda kaitsevõime tugevdamisse panustame muidugi kordades enam. Tahan siinkohal tänada kõiki maksumaksjaid, sest esimest korda ületavad tuleval aastal meie kaitsekulud 5% piiri. See annab meile võimaluse järgmise 4 aasta jooksul suunata riigikaitsesse üle 10 miljardi euro ja luua kaasaegset võiduks valmis kaitseväge. Head kaasmaalased, pühad ei pea olema põgenemine maailmast, vaid meeldetuletus olulisest. Me ei kaitse abstraktseid mõisteid, vaid oma riiki, oma kodu, oma inimesi ja oma tulevikku. Ning need on alati kaitsmist väärt. Rahulikku pühade aega ja hoiame Eestit.